6. käik. Tere kallid rallisõbrad, 6. september ja Kreeka ralli avapäev. No milline päev see on olnud? Just Rolandiga lugesime kokku, vast 3 autot on probleemide vabalt jõudnud, enam-vähem probleemide vabalt jõudnud päeva finišisse. Enne kui me räägime võib-olla, mis meile sellest päevast meelde on jäänud, küsime, mis sellest päevast on meelde jäänud Jaan Martinsonile. Jaan, oled sa meiega? Jaa, ma olen teiega ja mis meelde on jäänud, et kogu küsimus on selles, et kas need rallid peavad ikka nii karmid olema, eriti nüüd praeguses olukorras, kus meil on, palju siis on, 8 WRC sõitjad pluss Serderidis ja kui 5 tükki neist nii-öelda konkurentsist välja langevad juba esimese päevaga, et mida me siis laupäeval vaatame, kuidas 3 Hyundai'd kulgevad, omavahel võitlema nad ei hakka ju ja teistel ei ole kuskilt midagi püüda, seal tagapool võib-olla mõni punkt on mängus, aga need on väiksed punktid, need nagu suurt midagi ei huvita, et siin on ju punkt 1 on, teed on karmid, vaadake nüüd siis seda nii-öelda õhtust 3. katset, et tee on küll tõesti ainult traktoriga läbitav ja paraku see seis on sedavõrd nukker ja muidugi ta on nukker ka Ott Tänaku suhtes. Ta juhib küll kena, aga tema selja taga on Dani Sordo ja veel selja taga on Thierry Neuville ja nüüd on hästi huvitav vaadata, mida Hyundai teeb. Kui nad vähegi väärikust üles näitavad, just sportlikus mõttes, siis nad jätavad seisu selliseks, nagu praegu on. Et Tänak, Sordo, Neuville. Sest Tänak ju tahab ka MM-tiitlit saada kõik, aga mul on miksipärast nüüd kahtlane tunne, et Neuville upitatakse teiseks ja sealt palju punkte ei võida. Ja eriti kahju on muidugi Sebastien Ogier'st, et samal ajal kui noor poisike Kalle Rovanpera mängib Tallinnas golfi, tuleb tema siia ränk rasketesse oludesse, milline temperatuur seal autos on kõik. Loodab, et saab tasuks vähemalt võidelda MM-tiitli pärast. Ja nüüd palun, turbo läinud ja lootus sellega üsna kindlalt samuti. No sa oled Kreekas palju käinud, kas sa sellist avapäeva mäletad üldse? Ei, kindlasti mitte. Ei. See on midagi erakordset, et ma juba kirjutasin kommentaari enam valmiseks, et lükates päeva kommentaari just sel teemal, et see ei ole nagu fännide suhtes aus ja õige, et nii julm on see ralli, aga nüüd veel juhtus Ogier'ga ka nii, et ma kirjutan selle asja veidike ümber ja see ei ole ka normaalne, eks ju, kui on esikümnes 5 WRC 2 venda. Kusjuures, kui Virves nüüd enam-vähem samamoodi sõidab, nagu täna on sõitnud, korjab ta ju elu esimesed MM-punktid. No vaatame võib-olla absoluudi poodiumil varsti. Ja miks ka mitte. Rossell ju praegu, ma just tulin, ma ei tea teie, kas te nägite, Reflex ja praegu et praegusel hetkel Virves tõuseb, kui temal midagi ei juhtu, et tõuseb 3. ja kui juures ka WRC 2 ja esikoht teie kaugele. Aga homme on veel ilma selle hoolduspausita terve pikk päev minna ja siin võib kõikidel midagi juhtuda, et mingisugused mehaanilised probleemid või mis iganes. Nii et me lõpptulemust ennustada praegusel hetkel ei oska, aga see pole tore ralli, ma just kommentaaris kirjutasin ka, et see võis olla Marko Märtine aegadel sedavõrd karm ralli. Et kui 10 meest, WRC meest konkurentsist välja langes esimese päevaga, siis on probleemi. Vähemalt 10, vaata, et rohkemgi jäi ju alles, kõik kõvad mehed ja lahingud tantsi lõpuni. No aga paku lahendus, me ei saa ju rallit steriilseks teha ja kuskile, ma ei tea, aedade vahele viia. Ega lahendust ei olegi.
et paraku ta on, need tingimused on nii hullud, nagu nad siin praegu on ja noh, ja kui juba Rally 1 autod vastu ei pea, noh, siis eks teised ka võtavad asja natuke rahulikumalt ja aga nii ta on, jah. Üks võimalus on jah, no ega me ei hakka ju üldiselt asfaltile viima nüüd selle Kreeka kruusa asemel, aga noh, tähendab, eks nad natuke karmimaks tegid seda rallit, kui olid eelnevad aastad, ehkki veel see, et homme on taaskord sõidavad sinna 250 kilti kuhugi pärapõrgusse ja 250 pärast tagasi ja sel aastal on ju homme väga palju katseid ainult ühe korra läbitavad. Et korduskatset ei ole, nii et see ju teeb ka veel elu raskemad rallimeestele. Ma ütlen, et nalja hakkab siin veel saama homsega. Vaatame üldse, vaatame, kuidas see ralli üldse lõpeb, sellepärast Tänak ütles intervjuus, et kõige karmim katse on üldse punktikatse. See ütles, et seal võib nii mõnigi auto otsad anda. No eks saame näha. Kuule, aga jätame sind ootama rallimehi ja lobiseme siin Rolandiga edasi. No tehke nii ja lobisega ja ma vaatan, mis siin nüüd toimub Virvese ja teiste vendadega. Siin huvitav saab olema ja Roomet Jürgensonile kõvasti pöialt hoida. Ja loomulikult. Meistritiitel. No just nii. Tavai, kuule olgu. Teie puhuge. Ja, tšau. Tšau. No nii, Roland, puhu mikrofoni nüüd. See polnud seeski. Maha oled tõmmanud mulli üldse. No kõikidele mõnusat õhtupoolikut kõigepealt. Ma võtan sellise maheda tooni sisse. Rossel kaotas Bajarile 2 minutit siis. On viimased uudised. Jaa, minul seda infot ei olnud. Minu info tulv lõppes ära siin juba mõni aeg tagasi, kui mu telefon sai tühjaks ja sinna see asi jäi ja viimasest katsest ma ei tea suurt midagi. Aga tegelikult rallist rääkides, no erakordselt raske ralli, nagu tegelikult eile ka ju oma saatega alustasime, et see saab olema raske. Jah, ei osanud öelda, et reede õhtul juba kõik ära kukkunud on. Aga võib-olla Jaani kommentaari siia jätkuks kohe selle Hyundai kolmiku osas nagu, et asjad oleks selged, siis me oleme reede õhtus, et meil ei ole mõtet hakata rääkima veel meeste jagamisest, et kes lõpetab esimesena, teisena või kolmandana. Ütleme nii, et kui reedene päev selline oli, siis tõenäoliselt kõik 3 Hyundai'd tulevad lõpuni on pigem üpriski väike. Ja minul jaoks hästi veider tunne on kogu sellest päevast, et kogu aeg nagu midagi juhtub, mingit stabiilsust ei ole, sa ei saa mingit nagu pilti ka ette, mis see seis on ja siis on vahepeal on need Munster ja Serderiidis, ma räägin nagu ralliblogi tegija seisukohalt ja siis sa ei saa nagu aegasid ka kokku võtta, siis sa pead need Munster ja Serderiidis ära ootama, siis sa pead selle Rosseli ära ootama ja siis sa saad selle top 5 enam-vähem nagu paika ja siis jää ootama neid meie mehi veel Linnamäe ja Virves ja siis on terve trobikond neid Rally 2 autosid. Oleks siis, et 10 autot tulevad ära, paneme blogile punkti, lähme teeme kohvi ja puhkame, nagu see puhkeseadus ette näeb, et pead 50 minutit tegema ja siis 10 minutit pead ju aknast välja vaatama kaugusesse. Ma just vaatasin siin 7 minutit, kui Jaan rääkis, vaatasin, kus Vares sai saia katta seda. kellele mida? Jah, tegelikult on tõesti veider, ta on, aga kui me oleme nagu rääkinud ikkagi sellest punktisüsteemi loogikast ja kõigest, et kui õiglane see kõik on, siis tegelikult ma ütlesin vist, ma arvan, et esimene ralli oli, kui ma viskasin selle mõtte õhku, et 6 autole võiks jagada punkte ja siis nagu juba jälle see asi hakkaks klappima, et kui ikkagi need WRC2 stabiilselt siin iga ralli võtavad absoluudi punkte, siis see on umbes sama veider nagu võtaks need F2-d, võtaks seal F1-de tagant punkte, et see on imelik. Mina arvan, teile ei pea lihtsalt andma neid punkte. Pole ju midagi teha nendega. Absoluutselt oleks see punkte annab mingit money või midagi, aga... Ja. Ei, mõistlik, aga ikkagi, et selle punktil oleks mingi väärtus, kuna täna sa tuled selle 8 meest on ju viimasena tiksud lõpuni ja saada oma punkti, sellel ei ole mingit väärtust. Et iseenesest, ma ei tea, minu loogika nagu oleks ikkagi see, et midagi võiks teha. Jälle, kui me lihtsalt paralleeli F1 reeglitega võtame, neil on seal palju formuleid rajal on mingi...
ikka 20 peale või midagi, 20 täpselt ja nüüd uus mõte oli see, et jagaks 12 vist punkte, et siiamaani on 10 ja tahavad 12 peale tõsta. Et võibolla sealt nagu see loogika nagu peaks paika, et me ei peaks nagu vähematele just andma. Et või nagu indikaaris kõik 40 või mis seal on? No, võib ka nii. Aga jaa, tegelikult ega see päev oli nagu selline, ma just, tegelikult ma hakkasin mõtlema, kui Jaan ütles, et kas need rallid peavad nii rasked olema, siis tegelikult on nagu lahe. Ei, muidugi. Me ootame Kreekas seda. Sa ei näe mitte midagi sellist, mitte kuskil, et nagu mingid autod ei sõida selliste teede peal, see ongi ebanormaalne see, ma ei tea, mingi klapperjaht on vist kuskil metsa vahel vanad, need maasturid on, et mingi, sellises kohas näed. Aga lihtsalt selle asja probleem ongi see, et meil on vähe autosid, mis teeb selle nukraks, on, et täna meil ei olegi, 3 meest tulevad nagu ilma probleemideta ja nemad ka, Neville on niikuinii hommikust peale ka autot lõpuni toomas, et eks see olukord tekitab lihtsalt selle väikse frustratsiooni, ma arvan. Jaa, loeme ette, mis see hetkeseis siis on, et kes oleks võinud arvata, et Ott Tänak juhib avapäeva lõpuks. Võis arvata. Aga et Tanis Ordo on teisel kohal ja Thierry Neuville 3. on vast paras üllatus. Sébastien Ogier siis 4. kaotab juba 26,4, esikolmik mahub 45 sekundi sisse ja siis tuleb 5. Sami Pajari. Ei ole WRC autot saanud veel istumise alla, on täitsa Toyota Rally 2 autoga. Mis see Sami Soome tulemus üldse oli ka vist kehvem? Aga ei, mis me ikka ütleme, võib-olla ütleme Sordost räägime siis. Sordo, ilmselt tema on see mees, ta sõidabki viimased kõik aastad, sõitnud ainult neid raskeid rallis, mingid Sardiinia, Portugal, ongi Kreeka ja sellistel rallidel ta käib sõitmas. Ta kindlasti teab väga hästi, kuidas nendes oludes autot hoida, tervena püsida, aga et ta päeva lõpetab teisel kohal on pigem ikkagi selline jälle, jutumärkides huumorinurk, et ma ei tee üldse maha teda, aga ikkagi, kui mees istub autos, ma ei tea, 2-3 korda aastas, siis see ei ole nagu reaalne, et ta tuleb ja võitleb teise koha peal, aga nii see täna on. Ja muidugi, ma ei tea, Neville'i puhul good for him, ma ei oska nagu midagi muud öelda, et sealt tulles täna 3. koha peal, ainuke missioon on homme see auto lõpuni ja võtta kindlalt punktid ära. Päris hea koht ikkagi selles mõttes päeva lõpuks. Ideaalne. Sinu ette mahub nüüd vähemalt 5 autot või? See ikkagi tegelikult Hyundai praegu teeb nii sõitjatiitli kui meeskonnatiitli, kui niimoodi peaks lõppama, mis on ütleme, põhimõtteliselt on tehtud. Ma sõitjatiitli osas mitte, aga meeskonnatiitli osas palju veel 2 rallit on jäänud või? 3 on jäänud, jah. Tšiili, Kesk-Euroopa ja Jaapan. Tegelikult läheb ikka päris juba keeruliseks. Sa ei näinud Oti viimast katselõpu intervjuud. Seal, ta rääkis ära, kuidas talle päev meeldis ja ütles, et peavad õnnelikud olema, et on siin, sest teistel on juhtunud igast asja. Aga küsimus oli siis, et mis sa arvad, mida tiim teeb, kui Tani on sinu selja taga ja Neuville 3. Ott muigas korra ja pööras pea ära. Ja siis tegi näo, et see intervjuu on lõppenud. Ja siis Bex Williams ütles, et ärge muretsege, et küll me Abite Puuli käest küsime. Lahe, tegelikult on see on päris intrigeeriv moment, kui päriselt, ütleme ausalt, ma tahaks näha, et see 3 meest niimoodi jõuavad pühapäeva, ma ei tea, Power Stage'ile. Ja Power Stage, kuna see on ka Oti sõnad järgi kõige keerusem katse põhimõtteliselt rallil, et siis nad ei saa seda muutust teha ära enne, kui Power Stage läbi on põhimõtteliselt, sest me ei tea, kas need autod tulevad Power Stage lõpuni, et siis rall on läbi ja siis hakatakse neid trahviminuteid koguma, et sealt hakkab maaran tulema sellist vihakõnet rahva poolt, et päris huvitav saaks olema. Ja täna tahakski olla kärbes seinal, nad ju tulevad ju kokku, söövad ära ja lähevad sinna tiimikoosolekule, klapib pähe ja siis no nii, poisid, Ott on esimene, Tani on teine, Neuville on 3. Hakkab olema niimoodi, et Neuville peab tõusma teiseks ja siis lõpus vaatame. Või kuidas? Mis sa teeksid? Pane ennast nüüd, teeme seda WRC manageri. Vaata, kui football manager on selline mäng olemas, võiks olla WRC manager ka. Sinu tiimi koosolek, sinu tiim, mida teed? Ma tean, et ma praegu saan pikki päid ja jalgu selle minu otsuse üle, mis ma teeks. Ja vahe on 31 punni nende 2 mehe. Et nagu
ma loodan, et ma jõuan siit Ekspressi majast välja elusalt ja Rakveresse ma panen saate üles siis, kui see Rakveres on. Ja, et ma mina meeskonnajuhina paneks ikkagi Neville'i esimeseks, Oti teiseks. Aga kuidas sa teed seda? Ei tea hetkel täna. Pole vaadanud, mis vahed on, mul info puudub. Trahvid või? No ilmselt küll, jah. Kui trahvidega mängib välja. 100 kilomeetrit peaaegu sõita veel või? Teise päeva lõpuni. Jaa, ei, seda muidugi, et täna pole nagu mõtet, otseselt. Räägime laupäeval, on ju? Jah, täna pole midagi mõtet rääkida, et läheb nii, nagu läheb ja lõpuks on vaja rääkida laupäeva ja tegelikult ka laupäevõhtul võib olla olukord, kus vaatame, et me saame alles pühapäeval või pärast tunnel rääkida. Et sellisel rallil nagu poole peal mingid otsuseid niikuinii pole mõtet teha, tegelikult üldse pole rallis mõtet hakata poole peal mingi punkti või koha jagamist tegema, aga ei, tõsiselt ka, mina oleks, siis ma ikkagi tahaks näha, et 11 aastat on mees ju Hyundai's olnud, ma ikkagi ja täna punktitabelis ikkagi liider, siis jälle tõmbab maski pähe, mõtleks, et tahaks ikka näha, et enne kui mees karjääri ära lõpetab, siis võtaks ju tiitli, aga okei. Ma ei öelnud seda praegu. No mina enne kõike naudiks tänast päeva ja ostaks poistele mingi tordi. Jah. Millal sa ikka sellist päeva näed? Ja. Aga rääkides, kuidas me siia jõudsime, siis Neville'i kaotust me teame, tee puhastaja arvestades, et tal olid ka need mootoriprobleemid, ütles, et sõitis 3 silindri peal, pärastlõunal sai korda, siis 45 sekundit ja 3. koht vast on päris okei. Muidugi, jah, selles mõttes, et ma arvan, et see on üle ootust hea. Kõik arvestades. Elvin Evans langes meil juba esimesel katsel põhimõtteliselt konkurentsist rehvi vahetuse tõttu ja oli ka autoga mingi jama. Elvini probleem oli päris alguses aru saamatu, et tundus, et rehvi vahetus, aga see mingi jama seal kestis edasi. Ei no juba esimesel ülesõidul ta putitas. Ja. Et ühesõnaga see pill nagu lagunes, ei tea, kas ta tuligi katkisena kuskile sinna Kreekasse, et see pill ei käinud kohe üldse ja ühesõnaga kahjuks tegelikult see ralli nii tal läks, sest nüüd on see tiitlimäng kõik. Ja. Kuskil 4. või 5. katse lõpus üks kommentaator või see reporter küsis väga tabava küsimuse, minu arust võtmeküsimuse. Ta ütles, et Evans ütles, et et siin peab veel parandama homseks midagi ja et arenguruumi on. Siis küsis, et kas arenguruumi on autos või sõitjas? Mõlemas. Ja. Muidugi see, kui ta oma auto korda sai, tuli tagasi, siis ta rääkis, et proovivad mingid huvitavaid lahendusi, et võib-olla mida niisama võistlusolukorras ei prooviks, et see oli selline ütleme siis huvitav lähenemine asjale, tundub, et need ei töödanud, et aegasi küll seal ei olnud aga võib-olla testiti lihtsalt mingid nii-öelda vastupidavust, mingite juppide vastupidavust või midagi, et ühesõnaga ta oli olukorras, kus nad said meeskonnana proovida kõike võistlusolukorras ja ma arvan, et see oli mõistlik otsus, kui oli mingeid juppe, mida oli vaja testida. Kui ma vaatan, vahepeal teeme kiire põike WRC2, siis 6 autot on finišis ja Robert Virves juhib WRC2 klassi. On see võimalik või? Vaata, katse varem, kes seal ees oli, siis tal oli ees Pajari, Rossel, Greensmit. No Rossel kukub ära. Greensmiti pole veel finišis, Pajari jäi selja taha. Ehk siis Greensmiti võib veel ette minna. Oba. Ma homme õhtul, kui ta ka veel rajal on, siis ma tulen, võtan mütsi maha su ees siin ja näitan oma rassast pead, pesemata juukseid. Sa ei pese juukseid enne, kui Robert Virves pole mida teinud? Ma ei tea, siis lõpetanud päevaliidrina. Okei, räägime edasi WRC-st, mis meil seal veel juhtunud on. Katsuta, me teame, Katsutal tavaliselt niimoodi, et kui hommik läheb hästi, siis pärastlõuna esimene on nii. Aga seal oli konkreetne, et ta võitis teise katse ja 3. väljas. See käis üpriski konkreetselt kiiresti ära, et kui meile rääkisime, et nagu kuhu panustaksime, pigem panustasime selle peale, et ta kuskil pahmerdab ära jälle. Aga see juhtus ikka eriti kiiresti, et ta sai ühe katse, sai siis nautida oma hiilgust ja kiirust, aga see lõppes kohe. Ja ütleme nii, et rallit arvestades siis tegelikult võib-olla oleks isegi pidanud nagu ette aimama seda ja panustama selle peale, et see juhtub kiiremini, kui me kõik arvata oskame. Ma arvan, Kihvi ja kontorid ei võta seda panust enam vastu, et Katsuta katsed. Seal jah, kaotavad liiga palju raha. Tegelikult on nagu nukker seis, ülinukker seis. Ta hoiab kellegi kohta kinni tegelikult. Ja, aga sealt tuleb kohe hunnikus neid. No jah. Lihtsalt valitakse õige mees välja. Et tegelikult mis ongi nagu kõige kurrem, et ta on kindlasti üks sümpaatsamaid vendasid, ma vist iga kord siin räägin, aga tõesti seda pidu kauaks ei ole. No ja siis vast kõige õnnetum mees oli teisel kohal sõitnud Adrien Formeau. Mis katsel see nüüd täpselt juhtuski? See oli teise ringi esimene, ehk siis 4.
kuskilt hüppelt maandudes midagi seal, said sa aru, mis siis juhtus? Ei saanud tegelikult täpselt midagi aru. Täpselt aru ei saanud. Ausalt öeldes siis tol hetkel oli mul juba ka telefon kriitilise piiril. Edasi läks aku hoidmiseks. Aga no üli kahju. Ülikahju kõigepealt ikkagi Formeau pärast. No ta on ikka mega hooaega teinud. Ja no siin näitas ikka ka nagu täielikku taset. Nii palju, kui ta siis sõitis, no tõesti, üli kõva, üli tubli. M-spordist ka loomulikult kahju, et tegelikult nüüd mõlemal mehel ikkagi probleemid oli, on ju Munster ka siin viimase katsel tegi refi vahetuse. Et noh, Formeau ikka tegelikult on tõestanud ja tõestanud, ma arvan ka täna, et ta on ikkagi tegelikult võiks olla päriselt tiitli pretendent väga lähiaastatel. Et muidugi see tõenäoliselt kõik need head tulemused, see hea kiirus lihtsalt kinnitab seda fakti, et ta ka M-spordist ära liigub, ma arvan. Noh, tiitli pretendent küll, aga vaadates tänaseid uudiseid, siis me ei tea, mis sellest WRC sarjast üldse saab. Üks tiim on lõpetamas, nüüd Soome tehnikamaailm kirjutas suht kindlas kõneviisis, et nende andmetel tõmmatakse juhe pärast 26 seinast välja, mis viitab on ka sellele, et nii Otil kui ka Neville'il on 1-aastane leping. Teadaolevalt on ju. Ja edasi on tume maa. Ja siis ei tea ju üldse, mis sellest saab. Ehk siis Formeau parim või otsus oleks see, et ta läheb, vähemalt võtab 1 aasta palgagi sealt Hyundaist. Muidu ei saa võib-olla midagi. Viimase pennigi pumpab välja. Nii, aga kas sa seda intervjuud nägid, mis Rally TV-s tehti seal autot puutitanud Formeauga või? Ma nägin seda videot, aga ma ausalt ei ole jõudnud seda ära vaadata üle. Ta oli seal siis üleni nõgine, higine, oli maadeld umbes 20 minutit selle ratta kallal, siis ma tahan rajale tagasi minna. Ja siis küsiti, et räägi siis, et mis siis juhtus, et ma ei tea, midagi ei ole teha, see Bolt ei tule välja lihtsalt, ei tule välja, ma ei tea, mida ma teen. Ja siis oli selline vaikus ja reporter ütles, aga ära anna alla. Kuidas sa teed, sul 20 minutit kaotas, kuhu üks autoga jõuad? 20 mintsa kaotas, siis ongi vsio juba. 20 ongi piir ju. On või? Jõuta siis, kui see 20 täistik, siis võtiski alla lõpuks. Jah, ilmselt küll. Ei, no kahju. Väga kahju ja ma arvan, et jälle nagu kõige rohkem kahju see nendest sõitjatest üldse, mis seal täna toimus. Ja tegelikult, kui sa võid selle Munsteri, seda me vaatasime koos, sellele ka mõtled, siis see on ka nagu tragikoomeline, et sa vaatad, et midagi juhtus, mehed on autost väljas, siis pannakse see kaamera käima, mis on seal vasakul ääres, mis näitab seda teed, on ju. Auto tõuseb niimoodi, tõng. Ei tea küll, mis juhtus. Meestel on tung all jälle. Tung raua peal, jah. No ütleme siin sellist lõbusaid hetki oli. Võtame siis nii kokku. See läks veel lõbusamaks. Mis asi see on? Ta tuli autosse ja pani sinna, vaata, mis teil on see, mitte kindel aegas, vaid see, kus mina seda hetki ei näinud. Muid asju. Siis ta pani midagi sinna. Mina ütlesin, et vaata, refi vahetuses sul küsitakse ka seda juljat. No sa mõtled nüüd seda nii-öelda vargapolti. Jah, vargapolti. Ma arvan, et ta pani seda vargapolti. Sa ütled, et WRC autod ei ole vargapolti. Seal on väga lihtne lahendus. Seal on see akutrell on autos ja juba on see otsas. Nüüd ei tule sõnad suust välja. No mis seal otsas on siis? No padrun on otsas juba õige suu, 17 ilmselt või 19, ma ei teagi, mis neil on seal, et see on juba otsas ja vaja minna trelli kõua ja keerata ära. Kas Greensmith stopped? Võib hakata siis aplausi tegema, ma saan siis mütsi kergitama hakata. No ära veel kergita. Okei. No aga siit ongi hea edasi minna siis küsimuste juurde. Oota, aga Jürgensoni me ei saa veel võtta. Ei no palju õnne, aga ärme... Nad ei oskagi midagi rääkida väga, see on nagu... Võime praegu taevani kiita, aga homme esimese katsega on väljas. Aga igatahes seis siis WRC2 on seis selline, et Virves juhib Pajari ees 1,5 sekundiga, siis tuleb Bulgaaria rahvuskangelane Gräzin 1.11,6. Muuseas hästi palju Bulgaaria lippe on tekkinud raja äärde. Sa ei ole tähele pannud või? Ma juba testikatsel vaatasin Bulgaaria lipp ja täna jälle Bulgaaria lipp. Oi, ummel küll. On mõni Bulgaaria sõitja ka siis? No ma ei usu, Ma ei usu, et Bulgaaria fännegi on. See on lihtsalt mingi halb iroonia või midagi sellist. Aga Linnamäe ka sai ka refi vahetada.
Jaa, tegelikult Linnamäe tempo oli ka ju ülimalt hea. Siia praegu ka katse 3. aeg. Ja tegelikult on mõlemad, peaks ütlema nagu see meie esikoomi Kari-Mati Mustonen teeb Ameerikas tegusid, siis talle öeldakse Estonian Assassin. Siis ma mõtleks, et need on ka mõlemad selle Estonian Assassinid. Tulevad ja näitavad. Kari-Mati videosid vaadanud. Et need mehed näitavad ka siin praegu, noored kutid näitavad, kuidas Eesti poisid WRC2 asju lahendavad. Ma ei tea, milliseid Kari-Mati neid USA saateid sina nüüd vaadanud, mina vaatasin neid, kus erinevaid koomikuid proovitakse ühe saate jooksul. Kari-Mati sai mingi minut aega umbes rääkida ja siis vennad on juba, sa oled nii hea, kus siuke vend välja hüppas, minut aega siukest nalja. Ja, see on see Kill Towni. Täiesti eesti keeles on ta palju parem. Ja. Aga ameeriklane, vaata, USA inimene ongi lihtne. Mitte halvustavalt, aga et palju pole vaja. Jah, täpselt. Jaa, aga okei, küsimused. Meil on tulnud üks joonistus. Ma näitasin sulle joonistust ka. Jaa, näitasid küll. Ingmar, palju õnne. Oled võitnud meie joonistusvõistluse. Aitäh Ingmariga, mul on siuke probleem, et mul ei ole enam Ingmarile ühtegi uut auhinda anda. Me oleme kõik auhindad Ingmarile ära andnud. Siis surume kätt lihtsalt järgmine kord. Ma ei tea, kas sa mäletad 2 aastat tagasi Rally Estonial, kui meil oli see ketas. Väiksed lapsed said keerata seda. Siis seal oli vihma kallas ja siis üks väike poist käis juba mingi mitmendat korda, tal oli peas juba Delfi nokamüts, mis tal oli seljas ka mingi Delfi nänn juba ja siis käes oli pasun ja Delfi pasun ja siis Heili, meie turundusjuht küsis, et no nii, mis sul veel puudu on? Ajakiri. Siis ta sai selle ajakirjaga, ma annan sulle selle niisama. Nii et siis Ingvar saab ka ajakirja. Ingmar saab ka, kui me teeme nüüd selle hooaja kokkuvõttu ajakirja, kui see peaks juhtuma, loodan, et keegi mu sõnasabast kinni ei võta, siis Ingmar, see esimene number on sinu. Aga igatahes, kirjeldame seda joonistust ka. Joonistus on auto, loomulikult. Seal on auto peale number 8. Tal on ilusad rattad all ja siis on noolekene, mis näitab ratta peale euromärk ja küsimärk. Ehk siis küsimus on lihtne, kui palju maksab Ott Tänaku tagumine vasak ratas? Ja see on tõeliselt keeruline küsimus, sest see ei ole rata, see velg, refi hinda saab ilmselt vaadata, et refi hind on, Cruiser refi hind on suurusjärk mingi 300 eurot pluss käibemaks. Aga nüüd veljaga on keerulisem lugu, et see velg ei ole ostetav velg, selles mõttes, et see on nii-öelda tellimus, toodang WRC meeskondadele, et igal ühel oma velg ja sarnaseid velgi saab osta, aga konkreetselt seda mitte kahjuks. Tõenäoliselt need peaksid olema need magneesiumveljad. Aga ma ei teagi hinda. Väga keeruline öelda, ma pakun suurusjärgu lihtsalt mingi 2,5 tonni tükk. Ma arvan, 3 tonni. Jah. No jah. Ma ei oska öelda. Ma ei usu millegi pärast, et on mingi selline 10 000 velg on. Kui seal muidugi just mingi tulmelist inseneeriat pole kasutatud, kui on, siis tõesti ta võib olla ka seal suurusjärgus hind, aga kui me võtame WRC2 auto välja, siis see on ikkagi selline lihtne lahendus, nii et pakume siis suurusjärk mingi 3. Veel on äkki küsimusi tulnud. Guido küsib. Ralli hooaja jooksul tohib kasutada 2 mootorit auto kohta. Aga mis on mootor? Kui vahetada kolvid, saaled, väntvõll, kuid mootori plokk jääb sama, kas see on ikka see sama mootor? Palju tohib juppe vahetada, et mootor jääks mootoriks? Minu meelest käib jutt ikkagi plokist. Ma praegu võin eksida, aga millegi pärast mul kuidagi meenub, et ikkagi mootori remonti võib teha, aga plokk peab sama olema, sest plokk tõenäoliselt on sealt kuskilt midagi plommitud lihtsalt, et tähtis on see, et mootori plokk oleks sama. Minu arust väga hea küsimus. Polegi mõelnud selle peale. Aga ma võin selle igaks juhuks õhtul üle vaadata ja homsest saates selle üle kinnitada, kas ta ka nii on, aga suure tõenäosusega see ikkagi nii on, Siis ma vaatan märkmetest, mis täna veel oli teemaks, tolm.
kindlasti päeva alguses. Jaa, no kohe hommikul oli ikkagi ju päris terav probleem see ikkagi pigem, et seda ka eile rääkisime, et tõenäoliselt saab see probleemiks, aga siis stardivahed ikkagi lükati pikemaks ära, et pärast seda probleemi enam öelda, aga tõesti alguses selle 3 minutiga või mis seal on, et sellega tõesti tolm oli probleem ja seda tegelikult oli ette näha ka ja Ogier ka väga elavalt kohe seal näitas näpuga kuhugi, et minu arust isegi Ogier oli selle asja ära öelnud ja siis Katsuta ütles täpselt sama sõnu. Ta võib-olla vaatas ka sealt All Live'ist ja et ma ütlen sama, mis Ogier, äkki siis aitab. Ja tundub, et aitas. Teisel katsel juba 4. Aga kõige õnnetum oli jällegi Formeau, sest Evans ju tiksus selle ees. No jaa, Formeau jälle tolmu siis sellise. Formeau ütles, et loodab nüüd aega juurde saada või ja siis kas enam on mõtet? Jah, enam ei ole ilmselt mõtet sellega tegeleda, aga tal ikkagi, ütleme, tal on 2 varianti see aasta olnud, kas on nagu ülihea, kõik on hästi ja lõpptulemus vormistatakse ära või teine variant on see, et nagu jumala tuksis. Ja minu meelest oli ka võis olla Horvaatia või? Ei olnud Horvaatiat. See aasta ei ole. Mingi asfaldiralli oli samamoodi. Hakkas esimesest katsest peale mingi error ja siis lõpetas samamoodi, sõitis ratta kuskilt alt ära ja täpselt umbes sarnane lugu nagu täna, et tal kuidagi niimoodi käib, kas on poodium ja hea sõit või kuskil täitsa nagu tuksis. Kuule, aga ma hakkasin mõtlema, et kui nüüd seda saadet kokku võtta, siis me lõpetame selle ju tõdemusega, et me juhime WRC-klassi, me juhime WRC2-klassi ja lõpuks ja junior WRC-klassi ka. Juhime või? No 2 viimast katset oleme juhtinud, ma ei usu, et nüüd midagi peaks pea peale pöörduma. No eestlased huugavad maailmas. No väga tore, pidu tuleb täna Kreekas, ma arvan. Eesti fännidel. Kindlasti. Tean isegi mõnda eestlast, kes on kohal läinud, et päris lahe. Kusjuures tuli ka välja niimoodi, et ühel üritusel koos olles lihtsalt öeldi, et ägedat saadet teete ja anti teada, et nemad lähevad vaatama rallit. No aga võtke pühapäeval kõne. No vaatame, kas mehed on kõnevõimelised. Äkki hommikul veel on. Võib-olla hommikul, äkki hommikul salve. No aga selge, mis me ikka veeretame pöidled või? Jaa, ütleme veider päev ja liiga palju rääkida ei ole sellest päevast, aga no igal juhul homme tuleb loodetavasti parem päev, mehed on tagasi rajal, ühtegi sellist probleemi ei olnud täna, et keegi ei peaks tulema homme ja minu meelest ülimalt oluline igal juhul on see, et vähemalt need 3 meeski kuidagigi siis vähemalt kannaksid end lõpuni ära, et meil oleks midagi siin vaadata, sest muidu läheb ikka jälle nagu tõsiselt nutuseks asi. No aga annab romuralli mõõdu välja küll või? Sa ise sõnusid ära selle asja siin ikkagi eile vist. Rääkisid sellest romurallist siin. Panin nõelu sinna. Jube lahe on. Ei, igal juhul tegelikult homme tuleb vahva päev ja see on fakt. Virves absoluudi 5. Siis varsti võib ikkagi seda poodiumi karika peale mõtlema hakata. 2 meest on ainult ees. Ebareaalne. Aga mul on ülihea meel, et nagu 52 tonni läks õigesse kohta. Jaa, väga õigesse kohta. Uus pealkiri ongi 52 tonni läks õigesse kohta, Robert absoluudi 5. Reaalselt, kui mul oleks endal 52 tonni, ma annaks ka talle praegu veel juurde, et mine tee kuskil Kesk-Euroopas veel samasugust nälja. Jaa, 3 etappi on veel minna. Hakkame koguma. Jaa, eestlased, mobiliseerime. Aga homme kohtume. Jälle näeme, kuuleme. Christopher Gruto on homme minu asemel. Kuulan teid tagasi teil Viljandist. Teeme nii. Kõik head. Homseni. 6. käik.